Kaunist keskhommikut, head kuulajad ja head vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, siis Keskerakonna Riigikogu esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi. Janek, aga teeme nii, et seekord meie küsime. Palu väga. Ja sina nädala jooksul kohtusid Rooma paastiga ja sind saab ka õnnitleda. Sa oled rahvusvahelise, isegi maailma KV Föderatsiooni president, et palju õnne. Aitäh! Sa võiksid sellest ikkagi rääkida. No paavsti kohta ma ütleks seda, et eelmise paavstiga mul õnnestus kohtuda siis, kui ma olin minister. Ja ta käis ju Tallinnas. Ja see käepigistus oli soe ja paavst andis ka medali. Sa oled temaga kohtunud, neil on selline traditsioon. Aga Roomas oli selline vahva asi, et mis on võib-olla just Raadio 7 kuulajatele päris oluline, et päev enne seda, kui me kohtusime, oli linn suhteliselt kinni teibitud, et siia ei lastud, sinna ei lastud, ma mõtlesin, mis toimub. Ja siis ma küsisin taksojuhi käest, et mis siin toimub, ja siis ta itaalia ja inglise segakeeles ütles mulle, et Carlo on Roomas. Ma mõtlesin, Carlo, oota, mis Carlo? Kas ma ei teagi, et Carlo on Roomas? Et ta kohtub paastiga. Ja see kohtus toimus neljapäeval. Ja siis selgus, et see Carlo oli Inglise kuningas Prince Charles koos oma abikaasaga, aga see kohtumine oli ajalooline selles mõttes, et 500 aastat ei ole Anglikaani kirikupea ja Rooma paavst kohtunud. Ja selle kohtumise mõju kindlasti kahele kirikule ja kahele riigile oli nagu väga suur. Et see oli nagu selline vahva hetk. Aga Eesti palverändurid kohtusid samamoodi ja paavst oli tore, meeldiv, kui seal oli kaasas ka üks väike laps ja hakkas kohe nutma, kui paavst kõnet pidas. Ja ta üks 3 minutit oli nutnud ja paavst oli kõnet pidanud, siis ta ütles, et vähemalt keegi minu kõne üle rõõmustab. Ja siis ma sain aru, et paavsti puhul on tegemist väga toreda, südamliku ja sooja inimesega. Aga kas taksojuht ei teadnudki, et sina ka kohtud paavstiga? Ta ei teadnud, ma seda ei hakanud talle igaks. Seda ma ei hakanud. Ajalooline hetk. See on tõsi, sellega ma olen nõus. Aga sealt ma lendasin tõesti kohe edasi Türki, kus oli Maailma KV Föderatsiooni üldkoosolek ja me olime umbes aasta aega tegelenud valimiskampaaniaga ja poisid, ma võin teile saladuskattele öelda, et Eesti valimised on köki-möki. Intriige pole, rahulik, mitte midagi ei toimu. Sest kui sa pead näiteks, ütleme, 15 Aafrika riigiga läbirääkimisi pidama aasta aega, minu prantsuskeel on juba väga hea, ma ütleks. Loomulikult ma kasutan Google Translate'il, see jääb sulgudesse, aga kogu kirjavahetus käib prantsuse keeles ja kuidas leppida kokku selliseid asju, kus inimesed on sinu poolt, aga omavahel üldse läbi ei saa. Ja kellegile sa pead ju võimu andma. Nii et tegelikult laupäeva õhtul ma olin praktiliselt kindel, ma olin täiesti sellises raskes rusutud meeleolus ja arvasin, et me oleme kaotanud. Aga siis juhtus selline vahva lugu, et Senegali president järsku hommikul enne kongressi tuli minu juurde ja ütles, Janek, eile õhtul meil oli kõikide Aafrika riikidega koosolek ja me otsustasime, et kõik 10 häält saad sina, sest meil on vaja kõrge profiiliga juhti. Ja siis ma olin natuke ehmatunud, tundsin ennast erakordselt ebamugavalt, aga see oli esimene kord selle aasta jooksul, kus ma tundsin, et võib-olla ma siiski võidan. Ehk siis sul oli päris võimas koalitsioon. Ja tegelikult ja siis me tegime veel sellise käigu, et meil oli Ameerikast asepresidendi kandidaat Clifton Agata ja vastased panid välja Hiina asepresidendi kandidaadi ja siis hiinlased tulid minu juurde, tahtsid üle tulla, aga tingimuseks oli see, et nad saavad asepresidendi koha. Ja siis me pidasime naljaga pooleks öö läbirääkimisi, aga Clifton otsustas, et meil on seda tulemust vaja
ja me tegelikult sellel hetkel ei teadnud, et me võidame tegelikult 12 häälega, mis on väga-väga palju, sest kui sa 12 riiki rohkem kui vastane, siis seda on väga-väga palju. Aga huumor oligi see, et tegelikult me pidime kõik tegema meeletuid kompromisse selleks, et üldse selle tulemuseni jõuda. Noh, ehk siis me teame, keda kutsuda siis, kui kuskil tekib probleem koalitsiooni loomisega. No, aga siit vist lähmegi kohe edasi, et mina maailmas sain koalitsiooni tegemisega hakkama, aga ma ei saa aru, mehed, et kuidas te Tallinnas ei saa, et mis toimub? Et kas sa selgitaksid? Me ei ole nii osavad kui sina lihtsalt. No ma ei tea. Vaata, see on ju demokraatlik protsess, et kõik peavad mõtlema, kaaluma, arutama, kohtuma ja kuna see protsess annab poliitikutele võimaluse olla ka pildis, iga päev saad anda intervjuud, et kuidas läheb, arutame. Järgmine päev, kuidas läheb nüüd? Jälle arutame, aga nüüd teise potentsiaalse partneriga ja ma arvan, et see praegu ka toimub, kui me räägime Tallinnast, et eriti kui sul on valik, siis sa saad päris palju tähelepanu ja poliitikute jaoks on valuuta ja loomulikult poliitikud naudivad, kui selline võimalus on, et kas ka tallinlastele selline etendus meeldib, selles ma päris kindel ei ole. Minule näiteks tundub, et ma lihtsalt imestasin natuke, et mõned meie konkurendid nii rumalad on. Näiteks kui mina oleksin olnud Ossinovski asemel, ma oleks sulle juba ammu helistanud ja öelnud, et kuule, teeme ära, jätame selle Urmas Reinsalu, kus see ja teine. Ma lihtsalt ei mõista. No see oli natuke naljaga pooleks, aga ma arvan... Tavaliselt poliitikas niimoodi ka toimub, nagu me teame. Nii kaua, kui keegi midagi omavahel arutab, juba teised telefonid veel lepivad kokku, aga ma tunnistan sulle ausalt, et meie puhul sellist asja ei ole. No ma arvan, et Ossinovski kustutas liiga vara sinu telefoni oma mälust ära, sest ma mõnede intervjuude põhjal olen täiesti olnud imestatud, et miks nad ennast ise nii nurka mängivad. No vaata, kui rääkida juba tõsiselt, siis täna me lähtume sellest, et kas tuleb koalitsioon Kesk-Isamaa ja teadaolevalt tallinlastele see on kõige populaarsem valem, vähemalt uuringud seda näitavad, või siis tuleb koalitsioon, kus on 4 erakonda. Huvitav on ka see, et ka sotside valijad eelistavad koalitsiooni, kus on Keskerakond, ehk siis sotsid pluss Keskerakond. Seega see jutt, mida me viimasel ajal kuulame, et tegelikult tallinlased andsid mõista, et nad Keskerakonda ei soovi, pehmelt öeldes ei ole väga adekvaatne. Sest see valem, mida meile pakutakse, et pool tallinlastest andsid märku, et nad ei soovi Keskerakonda. Samamoodi võiks ju öelda, et 80% tallinlastest andsid märku, et nad sotsi ei soovi ja 90% tallinlastest andsid märku, et nad reformi ei soovi. Samas koalitsioon, kus on sotsid ja reform, on päris tõenäoline, ehk siis need samad 4 erakonda. Aga Keskerakonna puhul ka teiste erakondade valijad tegelikult eelistavad koalitsiooni, kus oleks Keskerakond, rääkimata meie valijatest. No ja võib-olla veel üks aspekt, kui me juba räägime sellest, kes on populaarne, kes mitte, võib-olla see, mida ma ütlen, ei ole väga tagasihoidlik, aga meie Lauriga kahekesi võtsime sama palju hääli kui sotsid. Ja sotsid näitasid teise tulemuse. Ja nüüd mina siin võin natuke irooniliselt öelda, et te olete ka kunagised sotsid. Ei, mina ei. Mina olin mõõdukas, kui sa mäletad. No sa olid mõõdukas, siiamaani mõõdukas. Ja siiamaani olen päris mõõdukas. Ma saan aru, et tegelikult Keskerakonnas sotsidesse minek on väga nõrk käik, et sa kaotad populaarsust. Aga kui sa sotsist tuled Keskerakonnas, siis sinust võib saada staarpoliitik. Et ma ütlen seda ilma igasuguse iroonita, sest häälte arv lihtsalt näitas, et see on minu arvamus, mitte teie.
Vaata, Jaanek, see sinu märkus, see ei olnud praegu kõige meeldivam tegelikult. Palun andeks, aga jutt ei olnud ebasiiret. Jaa, aga no jällegi, kui rääkida nagu tõsiselt, siis praegu me kõik saame aru, et Isamaal on võimalus valida, et kas siis teha Keskerakonnaga või siis teha suure koalitsiooniga. Ja kui poliitikutel on aru saama, et nende valikust midagi sõltub ja see, mis sõltub, on tegelikult päris suur asi, koalitsioon Tallinna linnas, siis loomulikult poliitikud või poliitika naudivad seda, et ja siis tulevadki läbirääkimised, selline demokraatlik protsess. Lauri, ütle mulle nüüd päris ausalt, et kuidas sa need 10 000, peaaegu 10 000 häält said, sest on väga palju inimesi, kes ei suuda aru saada, miks sa nii populaarne oled. Sest tal on kass. Lauri kass. Ja, ma tervitan praegu Ülo Vooglaidu, kes meie saate vaatajana märkis, et tegelikult tõenäoliselt see Lauri kass tuleb ka järgmises saates jälle esile ja siin ta on. Jaa, no selles mõttes ma kassi käest küsisin, et kuidas mul läheb ja siis ta ütles, et läheb kõik hästi. Tead, ma arvan, et eks ole hinnang minu tööle, mis ma olen Mustamäe päris pikalt ju teinud, on ju, ja see on loomulikult suur vastutus, et minu jaoks, et esiteks see näitab, et see teekond, mis ma olen käinud, on õige, seda hinnati, aga see hääled, mis puudutab nüüd pea 10 000, loomulikult nende ootus ja lootus on, et see teekond nagu jätkub ja need muutused, mis viidi sisse Mustamäe piirkonnas, linnaosas, viiakse ka edaspidi sisse. Selle nimel tuleb ju tööd teha, selle nimel tuleb ka koalitsiooniga kokku panna, et Keskerakond tuleks ju Tallinnasse tagasi ja selleks on olemas tegelikult inimeste ootus, lootus ja seda nagu ei tohi ju petta, on ju. Nüüd, kuidas seda koalitsiooni luua ja tegelikult kõik need päevad peale seda valimistulemuste nagu selgunemist inimesed küsivad minult. Ma käin hästi palju ringi poodides ja kõik nii edasi. Pean ausalt tunnistama, et praegu siis väga ühtegi poes käiku mul ei ole olnud, et inimene ei oleks tulnud minu juurde ja küsinud. Ja soovin õnne, et te võitsite. Ja keegi ei saa aru, mis nüüd toimub? Keskerakond võitis ülekaalukalt. Ja miks ta siis siiamaani ei moodusta koalitsiooni, et millest see Ossinovski seal räägib, et Tallinna inimesed tegelikult ei soovi seda koalitsiooni Keskerakonna, te ju võitsite. Ja siis nagu hakkad seletama, et see on demokraatia üks osa, ja siis tõesti on võimalik, et need väiksemad, kes saavad vähem hääli, aga need on võimalik teha kambaka võitjale, ja nad vaatavad otsa, et kas seadus seda ei reguleeri, et see ei ole võimalik. Meie andsime teile hääled. Meie seisime selle eest, et kogu see korralagedus nagu lõppeksin. Ja nüüd nad tahavad uuesti selle korralageduse korraldada. Ja see on ju tegelikult siiras selline igapäevane inimeste tagasiside, mida ma pidevalt saan. Ja see loomulikult annab sulle jõudu juurde ja sa panedki ju plaanid sellisel viisil paika, et teedki tööd selle nimel, et see koalitsioon, mille osas on inimestel Tallinnas väga suur lootus ja ootus, et see sünniks. Nüüd, et miks ta nagu võtab nii palju aega, ega head asjad ja kindlad asjad ei sünnigi väga kiiresti ja sellega peame arvestama ja eks siin nii-öelda poliittehnoloogiliselt võttes on ka omad nüansid, kus sa pead teatud strateegia paika panema ja selle strateegia nimel ka igapäevaselt tööd tegema. Nii et olukord on keeruline. On olemas meil siis erakonnad, kes arvavad, et see rahva tahe, mis väljendus siis valimistulemust on, et see peab panema tahaplaanile, tõlgendavad seda täpselt nii, nagu nad ise soovivad, aga loomulikult selle taga on väga pragmaatilised sellised lähenemisvõtted, et kes siis ikka tahab linnapea kohast ilma ja ma räägin loomulikult praegu sotsiaaldemokraatidest, kes võitlevad selle nimel ja kes on valmis ükskõik kellega tegema koalitsiooni, peaasi, et nad jääks linnapead kohast, ei jääks ilma ja kui selleks on nelikliit, kus on täiesti erineva maailmavaatega erakonnad, siis miks mitte? Kuidas ta toimima hakkab? Me nägime seda 1,5 aastat ja tulemus tegelikult inimestele ei meeldis.
No, Tallinna olukord on tõesti kummaline, ma kardan, et kui te nüüd lumeni peate seal tegelema linnapea otsimisega ja koalitsiooni moodustamisega, siis võib-olla läheb asi keeruliseks. Aga lähme siit korra laia maailma ka. Kuidas teile tundub, kas Donald Trump väärib Nobeli rahupreemiat, nagu Jaapanis leitakse? No ma arvan, siis juba tuleb alustada Jaapani kultuurist ja üldse idakultuurist. Loomulikult, kui tuleb suur külaline, siis talle öeldakse seda, mida ta tahab kuulda. Ja see ei ole alati see, mida päriselt mõeldakse. Ja teadaolevalt, kui rääkida läbirääkimiste kultuurist, siis jaapanlastega midagi kokku leppida või läbi rääkida on peaaegu võimatu, eriti kui sa nagu ei saa aru nende traditsioonidest ja signaalidest. Aga loomulikult iga riik lähtub enda huvidest ja Jaapani huvi on head suhted Ameerikaga, see omakorda tähendab head suhted Ameerika presidendiga. Ja selleks, et Trumpiga oleksid head suhted, tuleb loomulikult rääkida seda, mida ta soovib kuulda. Nii lihtne see ongi. Kas ta väärib nagu preemiat? No siis ka meie peaksime mõtlema, mis õige signaal peaks tulema. Ka meie soovime, et meil oleks head suhted Ameerikaga ja ka head suhted Ameerika presidendiga. Mina ütleks nii, et on näha, et ta pingutab selle nimel. Soovime talle jõudu ja edu, on veel vaja palju teha maailmas, et rahu tuleks ja väga erinevates regioonides. Et ma arvan, et täna me kahjuks jätkuvalt peame konstateerima, et maailmas on väga palju ebastabiilsust ja on väga raske ette arvata, et mis meid tegelikult ootab. Me ka selles stuudios püüdsime teha prognoose, et kuidas rahvusvaheline olukord hakkab parenema. No ma iga kord konstateerin, täna see on peaaegu võimatu. Sest nii palju sõltub inimeste emotsioonidest, ambitsioonidest, ei ole nii palju analüüsi, ei ole nii palju konkreetsust, täna üks signaal, homme teine signaal. Sellises keskkonnas midagi prognoosida on peaaegu võimatu. Jaa, et see oli päris huvitav uudis ja kui see ERR-is näidati ka seda Jaapani peaministri siis sellist lähenemist Trumpile, siis ma pean tunnistama, et ma vaatasin seda 3 korda järgi, et saada aru, et mis siis täpselt toimus ja miks pärast täpselt sellisel viisil sellise etenduse nagu mängiti välja ja kõik need näoilmed ja žestid ja ma pean kindlasti ütlema, et see peaministri poolt välja öeldud väga Trumpile meeldis, sellepärast, et seal muheles. Aga teate, kui sa vaatad, kus Jaapan asub ja kui tugev ta tegelikult majandusliku poole pealt on ja kes on ta naabrid, siis sa pead aru saama, et miks see kõike nii tehakse, nagu seda tehti ja nagu seda etendati selle kohtumisel. Ja loomulikult need on ainult oma riigi huvid. Need on majanduslikud huvid, need on julgeoleku huvid ja selleks, et need püsiks ja oleks sellises heal tasemel ja saaks ka nii-öelda kaubavahetus teha, eriti mis puudutab siis sõjatehnikat ja need kokkulepped ju seal ka sõlmiti. Ja teiselt poolt Jaapan andis lubaduse ka maavarade osas siis teha mööndusi ja mingil viisil anda USA-le õigus ka maavaradele, siis kaevandamisõigusi, vähemalt uurimisõigusi, siis see on ju eelkõige tehtud selleks, et tagada julgeolek piirkonnas, enda riigi julgeolek ja loomulikult majanduskasv. Ja nüüd ma lihtsalt tooks paralleele ja tuleks tagasi sellesse perioodi, kui Trump sai presidendiks ja need hirmsad kriiskamised, mis tulid meie Eesti poliitikutelt, kaasa arvatud ka välisministri poolt, et kus olid põhimõtteliselt sõnumid, nüüd on kõige hullem president ja nüüd ongi kõik läbi, aga nüüd on kõik halvasti ja kuidas selline president saab üldse nagu nii-öelda
Ameerikasse tulla ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, no kus tegelikult juba eoses katkestati suhete nagu normaalsuse juba sellel perioodil. Et see näitabki, et kui nüüd võrrelda nagu sama Jaapanit või siis Eesti välispoliitikat, see on nagu öö ja päev, ühed saavad täiesti aru, mida on vaja teha, teised nagu ajavad mingit jonni ja tegelikult selge on see, et see Eesti riigile mitte mingil viisil kasuks ei tule. Ükskõik, mis me sellest Trumpist arvame, head või halba, tegemist on ühe võimsama riigi esindajaga, kes on meie liitlane ja väga paljuski sõltub sellest inimesest ka meie julgeolek. Ja temale otse nagu anda sõnumid, et tegelikult sa oled vale president, no andke andeks. Et ma arvan, see väga paljuski praegune valitsuse liikmed on nii-öelda muutnud meie suhteid meie Ameerika liitlastega mitte paremuse poole. Ma arvan, et saadakse võib-olla vähe aru, ma arvan Eestis, et ühtegi suurriiki ei juhi üks inimene, vaid seal on tegelikult 10 inimesed ja 100 ja isegi 1000, aga mulle tundub siiski, et tegelikult ka väga nii-öelda tipus olevatele inimestele on vahest vaja kuulda, et nad tegelikult midagi hästi teevad, kuskil on väike edu saavutatud ja me oleme näinud, Trumpi puhul on see rohkem kui teiste presidentide puhul, et tema on the man. Ei, ma ei tea, tähendab, mul on selline tunne, et ta isikuomadused on natukene teistsugused, aga minu arust ta ikkagi tulemusi tahab saavutada. Ja ma arvan, et kõik inimesed, kes on saanud väga rikkaks, on millegis väga järjepidevad ja tahavad kuskil jõuda, et nad on tulemustele orienteeritud. Ja ma arvan, et Trumpi puhul tõenäoliselt on see täpselt samamoodi, aga lähme siit edasi oluliselt väiksema riigi juurde, kes samas on suutnud Donaldiga väga hästi läbi saada. See on Soome. Ja Soomes juhtus selline huvitav lugu, et peaminister andis väikese signaali, et majanduses on asjad hakanud natuke paremaks minema ja siis hakkas kogu ühiskond pahandama temaga, et ei, meil on kõik väga-väga halvasti. Ja loomulikult, nagu me enne saadet ka natukene arutasime, et nad on suutnud ühiskonnas midagi kokku leppida, mida meie ei ole suutnud, et eelarve tasakaalu ajada ja kõike muud. Aga minu küsimus on, et kuidas siis Eesti peaks käituma, et kas ta peaks natukene ka rõõmustama väikeste asjade üle? Mihhail. Kui sa lugesid natuke Trumpi filosoofiast, siis võib-olla sa panid tähele, et tal on üks mõte, et sellist mõistet nagu tõde tegelikult ei eksisteeri. Et see, mida sa suudad peale suruda, see, kus on sul enda veendumus olemus, see ongi tõde. Ja teistel on teine tõde ja võidab see, kelle tõde on tugevam. Mitte sisu poolest, vaid selle poolest, et sa oled veendunud ja suudad selle teistele peale suruda. Ja selles mõttes loomulikult iga riigi juht püüab näidata, et kõik on korras, et läheb hästi, isegi kui see nii ei ole. Ja nagu siin on 2 aspekti. Esiteks loomulikult sellega iga riigi juht püüab näidata, et see on ka tema saavutus ja kriitikaks ei ole põhjust, aga siin on olemas ka selline positiivne või sisuline aspekt, sest signaalid mõjutavad. Et kui kogu aeg anda negatiivseid signaale majanduse suhtes, siis see omab oma mõju ja majanduses lähebki halvasti, sest inimesed ei julge investeerida, inimesed ei julge midagi osta, kõik ootavad ja ootavad, et läheb halvemaks. Ehk siis siin on olemas see arusaam, et signaalide puhul on olemas ka majandusmõju. Nüüd see, mille puhul me peaksime eeskuju võtma, on loomulikult see võimekus poliitikutel suuri asju omavahel kokku leppida. Et ühiskonnas suuremate eesmärkide puhul peab tekkima konsensus, teistmoodi ei ole võimalik. Kas on õige lähenemine või ei ole, see on eraldi küsimus,
aga iseenesest see, et poliitikud erinevatest erakondadest suudavad omavahel kokku leppida ja keegi ei hakka mängima poliittehnoloogiliselt kommunikatsiooni abil näidata, et meil on enda arusaam, meil on enda õige poliitika, vaid kõik lähtuvad sellest, mis on kokku lepitud. Tegelikult see on väga suur saavutus ühiskonna puhul. Ma ei räägi ühest konkreetsest kokkuleppest, ma räägin üldse sellest, et ühiskond on sellisel tasemel, on poliitiline kultuur on jõudnud nii kaugele, et selline kokkulepe on võimalik. No vaata, no meil oli ka tegelikult ju meie jõudude vahel leppisime kokku, et me kaitsevõimet suurendame ja meil oli kokkulepe, et see on üle 2% SKP-st ja seal oli ju kõik erakonnad ju selle taga, ja siis hakkas see periood, kus nii-öelda mõned erakonnad hakkasid üle karjuma, et see peaks olema veelgi suurem ja veelgi suurem, aga minu arust nagu nii-öelda asja sisu kadus ära, et et mis siis selle raha eest nagu tegelikult nagu soetatakse. Ja tagatipuks, kui veel selgus, et selle suure raha eest on ka tekitatud segadust, ehk millele selgelt ju viitas ka riigikontrolör oma raportis, siis ju ka nii-öelda kaob selline nii-öelda usaldus ära. Ja kui kaob usaldus ära, siis järgmist sellist üle erakondade kokkulepet saavutada on juba raske. Nüüd, mis puudutab üleüldist sellist poliitkultuuri, ma arvan, et me soomlastel kindlasti peame eeskuju võtma ja siiamaani on nad näitanud ikkagi päris heast küljest, kus on tegelikult olnud alati fookuses julgeolek, enda riik ja majandusheaolu. Nii enda inimeste kui ka üleüldise majanduskeskkonna selline normaalne toimimine. Ja lisaks sellele me teame väga hästi, et kuidas Soomes on välja arenenud ütleme kogu see sotsiaalhoolekanne ja abi ja lisaks on nendel ka selline solidaarsem maksusüsteem, kus siis tegelikult jäetaksegi vähema sissetulekutel inimestele rohkem kätte, et toimuks ka siis majanduses pidev selline raha liikumine ja tarbimine, mida meil nagu ei ole. Ja miskipärast meil nagu seda tekitada ei soovita, et arvatakse, et selline solidaarne ühiskond meie riigi puhul nagu kuskile mudelisse nagu ei kõlbaks, ja me oleme sellest ju pidevalt ka Riigikogus rääkinud. Et nüüd on see küsimus, et kas me suudame siin, kas ma näen seda pilti, et kas me suudaksime mingis teatud asjades praegu kokku leppida üle nii-öelda poliitiliste jõudude, et kõik mõtlevad ühte moodi, see on nagu väga raske, sellepärast et usaldust ei ole ja see peegeldub ka ju ka ühiskonna poolt vaadatuna. Ehk siis, kui sa viiakse läbi ju uuringuid, siis ühiskond ju praegu riigi institutsioone ei usalda. On see siis parlament, on see siis valitsus ja kõik nii edasi. Aga miks ta nii on? Sellepärast, et kõik need signaalid, mis on sealt tulnud, ei ole inimestele meeldinud ja alati on põhimõtteliselt murtud ju ka oma lubadusi ja sõna. Ja kõige suurem lubaduse murdmine toimus ju Reformierakonna poolt, kui toonane peaminister selgelt ütles, et maks ei tõuse ja siis peale valimisi pani teise paadi peale, isegi tunnistas, et ma valetsen teile. Ja võt sellises nagu nii-öelda keskkonnas luua selline nagu nii-öelda süsteem, mis nagu toimib ka Soomes, on üliraske, et see nagu nõuaks täielikku restarti ja loomulikult ka erakondade seest selgelt aru saama, et kuhu siis Eesti läheb ja mis ühiskonna me seda tahame, või siis jätkame täpselt samas vaimus ja me näeme selgelt, et see praegu kuskile meid helgesse tulevikku ei vii. Kas see restart on võimalik, Mihhail? Huvitav on see, et me ju päris tihti räägime sellest, et meie eesmärk või siis eeskuju on Põhja-Euroopa riigid. Ja me oleme ka Põhja-Euroopa riik. Aga kui me vaatame kontseptuaalselt, siis tegelikult see nii ei ole. Ükskõik, kas on majandussüsteem, maksusüsteem, rääkimata sellest, et sotsiaalsüsteem
on Põhja-Euroopas alati olnud eeskujulik terve maailmal, mitte ainult Euroopale. Ja me selles suunas, ma arvan, ei liigu, pigem vastassuunas. Et see, et astmeline tulumaks on normaalsus ja tegelikult üle maailma, mitte ainult Põhja-Euroopas, meie jaoks see ei ole isegi täna arutelu koht. Aga võib-olla, mis on kõige olulisem, just seesama poliitiline kultuur. Et praegu Eestis toimusid kohalikud valimised ja ka meie regulaarselt räägime sellest, et omavalitsused on autonoomsed. Ka põhiseadus seda garanteerib, aga tegelikult meie omavalitsustel autonoomsust ei ole. Sest autonoomsus tähendab ressurssi midagi otsustada ja midagi teha. Ja kui kõik sinu võimalikud tulud on kaetud nende kuludega, mis on määratud ka seadusandlusega või valitsuse poolt, siis sa ise juba midagi ei otsusta. Sul on eelarves kõik read juba enne otsustamist juba täidetud. Ja sul ei ole midagi otsustada, kuidas kohalikku elu teha paremaks. Rääkimata sellest, et kui kohalikud omavalitsused tulevad läbirääkimistele riigiga eelarve või eelarvestrateegia puhul, siis kõik otsused on riigi poolt juba vastu võetud ja pannakse lihtsalt laua peale ja konstateeritakse, et nii on, et omavalitsustel pole midagi läbi rääkida. Ehk siis omavalitsustel ja omavalitsused on see koht, kus toimub see igapäevane inimeste elu, ei ole mingit mõju ja võimalust riigi käest midagi saada või kokku leppida. Põhja-Euroopas on absoluutselt teistmoodi. Selline lähenemine ei ole lihtsalt mõeldav, et riik midagi surub peale ja omavalitsused nõustuvad sellega ja nii on. Ehk siis siin on väga palju selliseid põhimõttelisi erinevusi, et selleks, et sinna jõuda, meil on veel palju arenguruumi. Suur tänu selle teadmisega täna lõpetame. Järgmine kord, ma ei tea, kas stuudios Lauri Kass on või ei ole. Seda me veel arutame. Aga täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Keskkoomik jälle nädala pärast.